Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kallid kuuenda käigu kuulajad ja rallisõbrad üle maailma. Gunnar Leeste ja Roland Poom on 28. augustil neljapäevasel päeval kuuenda käigu stuudios, et hakata rääkima Paraguay rallist, aga võib-olla mitte ainult. Tere õhtust ka minu poolt. On vist õhtu juba? On. Kell on 4, kui me seda salestame. Imeline päev on ja selle imelise päeva on imeline olla tagasi Delfi stuudios. Rõõm on sind näha, Roland. Onne? Jaa, tegelikult tahtsin jõuda tervitama sind ka Ironmani finišisse, aga pidin ostma kooli asju. No kurat, kas seda ei saanud siis edasi lükata? Seda ei saanud edasi, see oli piisavalt edasi lükatud juba. Et kui ma oleks nüüd öelnud, et me nüüd lähme Rolandit koos vaatama, siis oleks kuri karjas. Jaa, arusaadav, ei ole üldse probleemi. Aga korralduslikud jutud kõigepealt, muidu lähevad need meelest ära. Meil on seekord väike erilahendus mängus küsimuste saatjate vahel loosime välja Timo Anise välja prinditud selle, kuidas see nimetakse, mitte tahvel, mitte pilt, on ikkagi nagu selle, mille peale tänapäeval prinditakse. Jaa, ma tean, mida sa tahad kuulda, seda sõna ma tean. Nimetame seda siis tahvliks praegu. Aga me oleme seda varem ka teinud, väga hästi on seda vastu võetud ja Timo Anis siis tuleb sealt kaugelt Paraguayst ja Tšiilist tagasi, siis paneb autogrammi ka peale veel. Kas see on nagu ikkagi see, mille peale muidu maalitakse ka selline nagu lõuend ja materjalist? Jaa, kui sa vaatad Kristiine keskuses näiteks ringi käid, siis seal maalitakse seda, mis ette joonistatud on. Ja siis jääb mulje, et see kunstnik on ilgelt proff. Kas see ei olegi mingi lõuend või? No võib-olla lõuend, jah. Aga Timo teeb sinna oma foto loomulikult. Paraguay rallist. Ja selle saab loomulikult ka võitja välja valida. Nende piltide hulgas, mis me Timo Anise piltidest sel nädalavahetusel avaldame. Iga päev siis Timo Anise 10 kaadrit ja kukkage vaatama. Väga lahe, ülilahe üritus, mõte. Sest seda on ju ka varem oleme teinud ja see on alati rahvale peale läinud. Ja üliäge, et Timo üldse seal koha peal on, ega see ei ole kõige lihtsam koht, kuhu minna fotograafina. Ma kujutan ette, et üldse sellist nagu eelarvelist poolt kokku panna juba, et see tundub nagu päris raju sinna minna ja et see üritus nagu kuidagi plussi ka võiks joosta, et suured tänud Timole, et ta seda asja teeb ja seal on. Aga kuueskaik@delfi.ee on siis see aadress, kuueskaik@delfi.ee, kordame veel kord. Aga nüüd, põhijutud. Enne kui me lähme Paraguay ralli juurde, meil on stuudios Ironman. Täitsa hull. Ega ausalt ma rõhutan poolik siis. Poolik. Ma ei saa võtta liiga suurt sammu ka korraga. Ütleme, tuleb alustada väikest sammudega. Jaanuaris ma ujusin 25 meetrit ja kops oli koos. Et kuskilt tuleb alustada. Nüüd panid 1,9 kilomeetrit. Jah. Ei, ma ütlen ausalt, et hulpisid ka vahepeal või panid järjest? Ei, ikka järjest, jah, et päris, kui see oli isegi nii mõnus oli ja ma ei pannud kella tööle mingil põhjusel kogemata vist, et ma ei teadnud oma ujumistempot, et ühel hetkel, kui ma finišini jõudma hakkasin, siis oli... Sa ei pannud Jürgen Ligi sündroom? Ei, Jürgen jäi lihtsalt hiljaks. Jürgen jäi lihtsalt hiljaks. Roland oli veest väljas, Jürgen alles jõudis. Peaaegu võib-olla, et ma ei tea. Ütleme, et palju puudu ei olnud sellest. Et mu ühesõnaga tempo oli selline, et kui ma finišesse jõudsin, mõtlesin, et kurat ühe ringi võib veel panna, et nagu nii rahulik tempo oli ja ma jõudsin tegelikult, ujumine oli võib-olla ainuke, mis natuke ajaliselt kripeldama, sest ma tõesti ei teadnud oma tempot. Ja ainult enesetunde pealt ja ütleme selline 4 minutit tegelikult ma oleks pidanud kiiremini ujuma, aga see on, ütleme, vähemalt mul oli hea enesetunne ujuda. Nii, ujumine sai tehtud, läksid ratta peale? Jaa, tegelikult enne kui ratta peale sai mindud, siis on ju vahetusala ja see vahetusala sai minu meelest kogu selle nädalavahetuse kõige suuremaks trikiks. Konnasilmaks. Jaa, see oli tõeliselt keerulised olid, et vahetusalad. Kui esimene vahetusala võiks olla lihtne, sest ujumas tulles rattasse minna ei ole nagu suurt probleemi, on ju.
keha soe, kõik jutud, aga kott oli nii hästi kotis kinni sõlmitud, ma ei saanud oma vahetusala kotti lahti. Ja siis olid seal need vabatahtlikud kõrval nii-öelda asjaajad, kelle kätte siis pidi oma kotti andma. Ma tõmban selle kotti katki, et ma saan oma rattakingad kätte ja kiivri. Sest ei tohi katki tõmmata, sest korralda peab need kotid viima Stroomi rannast siis Unibet Arenale. Et sa ei tohi kotti katki teha. No, seal abilisi ei olnud siis või? Oli, ikka on, aga minu tehtud sõlm ja ma ei saa seda sõlme lahti lihtsalt. Ja mul läks reaalselt mingi 2-3 minutit esimeses vahetusala, siis üritasin sõlme lahti saada ja ma ei saanudki. Ja mõtlesin sitta kah, ma teen selle kotti katki. Tõmbasin katkele ja käisin, viisin selle, panin ka lipsa sinna ja katkisesse kotti, andsin selle nende kätte, ütlesin, ma ei tea, teipige ära, äkki aidake välja kuidagi. Nii et suured tänud, ma arvan, et nad ei kuula meid täna, aga kui nad kuulavad, suured tänud teile, et nad viitsisid möllata mu kotiga. Aga ja ratas oli päris hea ja üllatavalt hea, et Ootad sadas või vihma? Jaa, enesetunde mõttes oli hea, aga tõesti, pärast 30 kilomeetrit olid jalad nii jääs, et nagu täiesti 0-0 tundmist oli, et selles mõttes oli keeruline, aga kuna see oli mu esimene Ironman, siis ma ei osanud nagu suurt midagi oodata, et minu jaoks oli see nagu, ma mõtlesin, nii peabki olema. Teil oli 1 rattaring või 2? 2 ringi. 2.45 ehk kokku tuli 92-93 kiltsa vist. Kuidas vaimselt teisele ringile minna oli? Vaimselt oli okei, aga oligi see just, et keha oli lihtsalt nii külm, et see osa oli keeruline ja kuna nii külmas ikkagi energiakulu on ka suurem oluliselt, siis neid keele seal sisse ajada ja mingi batoone, et mingi batooni ma panin suhu ja siis ma veel kella pealt enam-vähem vaatasin, ma teadsin, et kilomeetrid just vaatasin. Ja panin batooni suhu ja see oli nii kuiv. See oli nii kuiv ja vastik, et ma närisin ja ühel hetkel, kui ma tundsin, et ma sain selle söödud, oli 6 või 7 kilomeetrit juba möödunud sõidetud selle ajaga, kui ma mälusin seda ühte batooni, et see lihtsalt mingil hetkel nagu ei tahtnud rohkem. Aga aeg oli minu jaoks üllatavalt ja et eesmärk oli sõita keskmist tempot 30 kilomeetrit tunnis, aga tuli siin umbes 32. Okei. Kaasajalajaid oli rattaraja ääres ka või? Jaa, ütleme seal Unibet Arena ümber ikkagi oli, aga kuna see rattaring läks suht kaugele ju minust Keileni välja põhimõtteliselt, et siis seal tagapoole oli siin üpriski rahulik ja ainus, mis seal oli korralik virtsa ais põldudel, et aga siis oligi vaja kiiremini vändata. Aga nii, kuidas jooksmine läks? Kuule jooksuga võtaks kokku niimoodi, et algus oli üliraske jälle vahetusalas, täpselt sama asi, mõlemad kotid olid samamoodi kokku seotud, teises vahetusalas lihtsalt olin targem ja tegin selle koti kiiremini katki. Aga kuna jalad olid nii tuimad, nagu ma saan öelda, et kui sa mõtled, kui tuim see jalg pidi olema, on see, et ma läksin jooksma ja 10. kilomeetril ma tundsin, et midagi mu tossu sees. Alles, et ma olin juba sisuliselt mingi 50 mintsa jooksnud, kui ma tundsin, et midagi mu tossu sees ja ma võtsin tossu jalast ära jooksul. Ja mul oli terve leht valuvaigistit tossu sisse sattunud seal vahetusala kotis. Ja ma ei tundnud seda ennem. Ja 10. kilomeetril ma alles tundsin. Aga tempo poolest oli päris okei. Ma olin enda jaoks jälle, ma arvasin, et selline nagu ära tehtav tempo võiks olla seal sutsu alla 6 minuti kilomeetri, aga tuligi siis 5.40. Kas kõigil on valuvaigistit kaasas? Ma arvan küll, et äkki ikkagi on, et kahjuks see jäi, tegelikult ma ei plaaninud võtta, mul oli igaks juhuks kotis olemas, et kui ma tulen rattast ja mul on valus, siis ma võtan kuskil, aga ma ei plaaninud seda võtta. Ja ma viskasingi selle lehe ära ka, kui ma ühel hetkel tossusest välja võtsin. Et nii, et ühesõnaga kokkuvõttes tempo väga ühtlane, väga okei, enesetunne hea ja lõpus siis pigem see teadlikult viimased 3-4 sai ikkagi natuke tempot juurde pandud, et ikkagi tühjaks joosta ära ennast, et ütleme... Ei kõndinud, jooksid? Ei kõndinud, et kõik sai ikkagi tehtud niimoodi, et ütleme lõpuks energiat nagu liiga palju alles ei jäänud enam ja seal jooksu ajal ma vist ka 1 või 2 keeli võtsin, et ma tundsin, et sellega ma vean välja, aga jälle kui oleks olnud vaja rohkem joosta, et see oleks pidanud juba toitu tarbima rohkem. Nii, võtame siis numbriliselt ka kokku. Parim naine, Kaidi Kivioja, oli finišis ajaga 4.12.31. Rakverest. No näed, ja Roland Poom samas kandist 6.06.12. Jah, ütleme, kõige esimene eesmärk, kui ma ütlesin, et ma tahan teha seda, oli plaan oleks alla 6. Aga juulis mul ei olnud ühtegi trenni sisuliselt vist, et mul oli juuli nii kiire, siis mul tuli uus eesmärk, et tahaks lihtsalt lõppu jõuda, aga kui ma juba seda kõike tegin, siis ma vaatasin kella, mõtlesin, et äkki ikkagi veab alla 6 väljaga tõesti nende vahetusaladesse kahjuks see alla 6 jäi, aga see ühesõnaga pole hullu.
järgmine kord paremini. Koht 796, see on nüüd üldarvestuses või? Jaa, üldarvestus, jah. Okei. Ja ma ei tea, palju startijaid olla võis seal. Ma pakun ikkagi 1800 oli vist teised päeval. 1800, jah. Et rahvast oli palju ja see on ikka nagu raiult lahe üritus päriselt ka. See on nagu nii debiilselt lahe üritus, et nagu ma olin seal ujumistardis ja mu kõrval olid umbes minu sarnased inimesed, sest nad olid nagu, miks me siin oleme, miks me siin oleme. Rääkisid oma vahel, ma segasin neile vahel, et ma ka ei saa aru, miks ma siin olen. Et aga nii kui asi hakkas peale ja lihtsalt see 6 tundi läks nii lenneldes, et tegelikult on nagu lahe, milleks kehavõimeline on, sest see ei tundunud kordagi keeruline mu jaoks tegelikult, et oligi see külm oli raske, aga see oligi kõik, et ma poleks, ütleme jaanuaris uskunud, et nagu see mu jaoks nii lihtne võiks olla, et või noh, ühesõnaga sellise tempoga nii tehtav. Praegu annab tunda ka kuskilt? Ei, täna ei anna, eile veel natuke oli, et mul on see ülejärgmine päev alati kuidagi kõige valusam, et siis teisipäev vist oli selline natuke valus veel, aga eile oli päris okei ja natuke sai juba peale ka trenni teha. No võt siis 11 minutit ralli juttu. No võt, andke andeks. Täna saade on lõppenud, aitäh, kui kuulasite. ja. Kuulge, aga meil on Paraguay ralli ja minu testikatse vaatamise järgne emotsioon on selline, et ma tahaks seda rallit juba näha. Et iga mees, kes tuli finišisse, no ma ei tea, pidamine pidi päris hea olema, aga tegelikult on päris trikina. ja tegelikult on ka ju see, et minu meelest Fabrizio Saldivar ütles, kes on kohalik mees WRC2 sõita, ütles, et kui siin hakkab vihma sadama, siis see on täielik õudus. See on täielik õudus. Ja tegelikult ilmateade on see, et noh, praegu tundub, et pigem ikkagi tule vist, aga ta on selline kahtlane vahepeal, et never know. Ja kui siit peaks hakkama tulema, no siis see tuleb üks rallina. Aga ütleme ka ilma selle vihmata praegu tundub, et võib tulla ikkagi nagu päris äge asi. Ja eriti, kuna seda tehakse esimest korda, siis on eriti lahe just see, et keegi pole saanud teha eeltööd väga. Et see teeb minu meelest selle ralli nagu erakordselt lahedaks jälle. Enne kui me lähme tulemuste juurde, ma tuletan meelde, et kuulake kindlasti see tulemuste osa ka ära, sest siis me paneme peale väikse eelsalvestatud jutu Timo Anisega, kes ju, nagu juba kuulsite, on koha peal, räägib, mis talle siis rekkest meelde jäi. Aga kui me võtame nüüd siis Run 1, mida me ikkagi nagu jälgimeks ja kummardame, siis Ott Tänak 4, Sebastien Ogier 1, Kalle Roompere 2, Sami Pajari 3. Järeldame midagi või? Jah, ma praegu mõtlen, et mida me järeldame siit, selles mõttes, et ma julgeks öelda seda, et see on nagu kogemuse, et kogemuse pealt nagu saab siin midagi ära teha. See, et see Sami Pajari siin 3 on natukene selles mõttes stardipositsioon ära kasutatud lihtsalt. Aga ma arvan, et me ikkagi hakkame seda nägema, et kui on siin, ütleme, top 4 on Ogier, Rovanpera ja Tänak, siis ma tahaks arvata, et ikkagi selline need mehed hakkavad ka seal ees olema, lisaks kui kõik Neville'il ja Evansil sobib, siis ka siis ongi pool listi juba seal ees. Kas me seda ei järelda, et automargid 3 Toyotat, 3 Hyundai'd, nende järelda? Ma ei oska selles mõttes, et ma päris ausalt tahaks öelda, et ma ei tahaks öelda, et Toyota võib siin olla oluliselt parem kui Hyundai. Meil ei ole mitte mingit põhjust seda arvestada ja shakedowni pealt. No Pajari ma räägin, Pajari kasutas oma stardipositsiooni ära shakedownil. Ogier ilmselgelt peabki olema seal ees ja ta saabki olema ralli jooksul ka juba puhtalt kogemuse pealt, know-how pealt ta seal ees on Roompere samamoodi. Et ma ei tea, jah, kuna neid Toyotas on nii palju, siis seda loogikat võiks igal pool kasutada, et Toyotad on kiired, kui nad shakedownil on kiired, aga see ei ole alati nii. Aga kas me saame midagi järeldada teepuhaste rolli efekti kohta, sest Elvin Evans 9 ja jääb ikkagi teistest natukene maha? Ja, igal juhul. Ma arvan, et see on tegelikult päris, et me saame öelda, et Elfin Evans on 9 ja kui me ütleme, et Sami Pajari on 3, et see juba näitab midagi. Et puhastusefekt on kindlasti olemas ja tegelikult
Kuigi tegelikult ju räägiti enne rallit, et siin ei saa see efekt nii suurem olema, siis pinnas on natuke kõvem. Täpselt, et minu arvamus oli ka see, et me ei näe väga, hetkel tundub pigem, et ikkagi näeme vähemalt shakedowni peal, et me ei tea, vaata shakedown ja võistluskatsete pinnase iseloomud võivad olla oluliselt erinevad, aga praegu me saame küll seda öelda, et tegelikult 2 sekundit on Ogieriga vahe Evansil. Kiiruslikult sõitjad on võrdsed. See ongi puhas stardipositsiooni vahe 2 sekundit 5 kilomeetri peale. Et see on ikkagi märgatav ajaline vahe. Ja praegu, kui rallil peaks sarnane pinnas olema, siis või katsetel, kus selline pinnas on, siis me kindlasti näeme puhastamise efekti päris korralikku. Ja sel hetkel, kui me seda saadet salvestame ja kell on 16.21, siis teised läbimised on ka tehtud põhimeestel ja mõnel Rally 2 autol ka. Ja Kalle Roompere juhib siis Ott Tänaku ees 0,2 sekundiga. No vot, nüüd ongi see, et Ott oli Oti teine ring on, Ott esimesel oli 4, on ju teisel teine vahe 0,2, Ogieriga 0,4, Katsuta tagant 0,5 ja nüüd on nagu ühesõnaga teise ringiga ongi see, et siit enam nagu liiga palju välja loe ja kõik istuvad ühes sekundis sisuliselt kinni, et tee on puhas ja rada on ka peas sisuliselt, et aga Robert Virves esimese läbimise järel enda klassis kohe ütleme, mis ta esimese järel oli 5 ja nüüd kokkuvõttes on 6, aga seal ka veel asjad käivad. Aga Roberti kommentaar oli tegelikult päris äge. Ma ei tea, kas kuulasid? Ei, ma ei ole kuulnud, jah. Et kõigepealt tuleb rõhutada ootamatuid, ma tõlkisin trampliine ja muhke, sulgudes kicks and pumps. Ma ei oska, miks kicks on. Ma saan aru, et ta viskab välja, aga mis see kicks siis nagu eesti keeles on? Kompressiooni auk võib olla või? Ei, mis komp... Ma arvan, et sellel ei olegi head eestikeelset vastet, jah, nii et su tõlge sobib, ma arvan. Rallieelsel testil oleksime peaaegu esimesel läbimisel frontflipi teinud. Okei, see kick on ühesõnaga, et ta on hästi terava lõpuga ja selline ebaloogiline, et ta viskab lõpust tagaotsa ülesse. Siis on see mingi tee iseärasus. Tee iseärasus lihtsalt jah, et see kick on selline, et ühesõnaga muidu ta võiks lennata nagu stabiilselt, on ju, aga see lõpp lööb tagaotsa ülesse, ehk ta tahab kohe otsa peale maanduda. Et nagu on trampliin ja nagu ei ole ka? Ta on trampliin ikkagi, aga ta on selline halb trampliin. Vastik sõita. Et 100 meetrit sellest ei hüppa? Ei, sealt ei hüppa. Ja sealt 100 meetrit hüppad, siis võib-olla maandud rataste peale, aga vahepeal on front flip ära tehtud. Ma arvan, et 100 meetrist saame veel natukene rääkida, kui siin erinevaid jututeemasid ette võtta, mis 2 ralli vahepeal on toimunud, sest toimunud on palju. Siis ta ütles veel, et on palju asju, mille osas tuleb olla valvas, aga nii on see ju kõigi jaoks. Kindlasti saab olema huvitav. No see on nagu mega lahe, et see võimalus on olemas praegu, et see on nagu täitsa ebareaalne võimalus Paraguay's rallit sõita ja mul on ülihea meel, et nad seal on, sest tegelikult see ikkagi nagu avardab seda maailmapilti päris palju. Ja nagu ta juba ütles, et esimesel shake või sellel testiringil peaaegu oleks front flipi hakanud tegema, et kui hästi... ta ütles, et ta oli testisõidul või sellel Testil, jah, mitte shakedown, vaid rallieline test siis. Et nagu kui hästi juba, kui palju see juba sulle annab, et sa näed ära seal, kuidas kuskil mingisugused erinevad trampliinid, nukid, värgid, särgid viskavad, et tuleviku jaoks ka muudel Euroopa rallidel, kus veel pole käinud, et kohe oskad võib-olla juba hinnata teistmoodi neid, on ju. Et üli laheta seal on ja mul on lihtsalt tulge lõpuni, et see pole koht võib-olla isegi, kus hakata nüüd tempot tegema ja kiirust näitama, et tulge lõpuni ja on hästi juba kõik. Ja mulle veeldis Fabio Saldivari kommentaar ka. Ta tuli ju seal tagumiste meeste seas on ju. Oota, millega ta sõidab meil, mis auto tal on? Škoda Fabia Rally 2. Et ükski kohalik mees Rally 1 autot siin ei saanud, eks? See juhtub Tšiilis. See juhtub Tšiilis, jah. Tema siis ütles, et lõpuks ometi me oleme Paraguay's, kui ma Rally TV-st suuri poisse vaatasin, tuli mul kananahk kihule. Tuleb väga huvitav ja emotsionaalne nädalavahetus. Keskendume ja üritame endast parima anda, samas ka nautida. Nagu ma alati ütlen, siis iga paraguaylase veres voolab mingi kogus mootorisporti. Loodetavasti saame riigi jaoks mingit tulemust teha. Ta on hästi äge tüüp, et me sõitsime taga koos junior WRC 2019 ja siis ta ei rääkinud sõnagi inglise keelt põhimõtteliselt, et siis meil oli selline kätega vestlemine. Jumala selliks on see. Jaa, et
et tol ajal oli jah keeruline, aga ma räägin, meil kõik sai vesteldud ikka, kõik jutud sai räägitud kuidagi, et ma võisin taga eesti keeles ka rääkida ja ta pani oma keelt ja kuidagi sai ikka räägitud, et hästi hea südamlik inimene ja tore on ta tegelikult, et nagu näha, siis on ikkagi, et võtti väga südamega asja juures ja hindab seda väga, et see üritus seal on. Aga mis on, millele ma tegelikult ei mõelnud? Ma ju ei tea, mis see Paraguay endas kujutab, mis kujutab Paraguay ralli. Aga me nägime juba enne testikatse algust neid inimhorde sinna kõndimas ja räägitakse, et inimesed juba tilgivad seal reedestel katsetel. Sotsiaalmeedias on näha mingeid ummikuid kõrvalteedel, eks. Need kõik üritab kuskil parkida ja valmis olla. Aga tegelikult on seal ju loogiline, kui sul Argentiina on kõrval. Et seal kandis sõidetakse rallit. Jaa, tõsi. Aga tõesti nagu see osa, et puudub täielik arusaam nagu meil. Ma arvan, et promootoril kindlasti on arusaam, et kui palju seal nagu potentsiaalselt rallifänni ja rallihuvilist on, kes tuleks ka raja äärde. Aga meil nagu, kui ei küsiks, mis sa arvad, mitu inimest tuleb Paraguay rallit vaatama, ma ei oskaks öelda, kas see on 1000 või 100 000. Ma ei oskaks ma nagu... Ma julgen öelda tänase päeva põhjal juba 100. Ja, et see on nagu täiesti niimoodi mõeldes meie tavaliste inimestena täiesti nagu tühi maa, et pole õrna aimu, mis seal toimub. Aga et seal rallit sõidetakse, see on ikka nagu meeletult lahe ja no lahe, kui me ükskord jõuame ka sinna põhja poole Ameerikasse, et siis oleks nagu maru lahe, kui nagu üle maailma sisuliselt ikkagi seda sporti saaks teha. Kuule, aga kuulemegi siia otsa Timo Anise muljeid ka ja saame võib-olla rohkem sotti, mis see Paraguay endas kujutab. Tavai. Ja siit see Timo tuleb. No nii, Timo Anis kaugel ookeani taga Paraguay's. Kaua oled koha peal olnud ja mis siis muljed on? Tere hommikust, kohaliku aja järgi, kell on 7:22, hommikusöögi aeg. Ma jõudsin Paraguaysse siis esmaspäeva hommikul. Täna vist on juba siis kolmapäev, eks ju. Et aeg lendab päris kiiresti ja esimesed muljed on väga-väga positiivsed. Et mulle on alati Lõuna-Ameerika meeldinud. Siin on midagi teistsugust ja sellist võib-olla mida Euroopas igapäevaselt ei kohta, aga esimesed muljed on sellised, Gunnar, et väga soliidne riik, väga sõbralikud inimesed, väga puhas, mis jääb kohe silma, kui lennujaamast välja astuda ja iga pool on väga abivalmis inimesed. Ja maa ise on selline, ütleme, Eestile selles mõttes sarnane, et kõik kõrgem koht on veidi üle 800 meetri, et väga palju on sellist nii-öelda ühetasandilist flat landi, aga muidu väga positiivne, et ma ei oleks uskunud, et see karakteristik võib nii palju erineda nii lähestikuste riikide nagu näiteks Tšiili ja Argentiina vahel, et see vahel võib olla siuke pärl nii-öelda. Mis moodi ta siis Tšiilist ja Argentiinast erineb? Ütleme nii, et nagu väga palju armastatakse öelda, et Tšiili on nagu väga euroopalik, eks, et kogu oma selles edumeelsuses ja sellest nad püüavad olla väga euroopameelsed, siis tegelikult seal on natuke nagu asjad võib-olla nagu rohkem meie meelses nagu lappes ja sellist mustust ja natuke sellist veidrust ja kõike seda on nagu rohkem. Võib-olla isegi on nagu sarnane selles mõttes, et nagu Euroopas käiks ju, aga siin on selles mõttes täiesti karakterist väljas, et tundub, et ma oleks justkui sattunud kuskile väiksesse kogukonda, kus kõik nagu hoiavad üksteist, kõik on nagu rahulik, kuskil ei tormata, midagi üleliigist ei tehta, aga see on esimene kogemus, eks, mis mul on esimest korda siin, et selles mõttes nagu väga positiivne üllatus ja kui ma ka vaatan nagu katsetega tutvumise peale, siis näiteks oli väga positiivne näha, mida ma ju mäletasin tegelikult Argentiina ajast, et inimesed võtavad seda võidusvõitu siin nagu väga südamega ja see on nende jaoks väga oluline, et ma olen aru saanud, et Paraguay's ei ole väga-väga palju suuri sündmuseid. See on seda, et näiteks katsetel valmis juba inimesed panevad reaalselt nagu telke ja asju teispäeval. See on nagu Euroopas suhteliselt enne kulmat, et keegi tegeleks sellega nii vara. Ilm on ilus, kõigil on hea tuju, selles mõttes see on nagu väga lahe vaata. No meie meediainimesed saame esimese mulje rallist läbi selle akrediteerimiskeskuse, kui me selle laua juurde lähme, saame oma kaelakaardid kätte, anname oma paberid vastu. Kas kõik see protsess sujub nii nagu Euroopaski? Jaa, selles mõttes ei ole mingid üllatusi, et palju on vabatahtlikke ja kõik nagu toimub väga professionaalselt. Selles mõttes on kõik hästi tehtud. Enne rallit, mis sul nüüd plaanis teha on? Reket, homme shakedown ja siis hakkab pihta?
tegelikult küll jah, täna tahaks veel korra uuesti Poweri läbi sõita ja Shakedowni, aga see võtab suhteliselt lühikest aega, sest tegelikult asi ei ole nagu ülesõidud ei ole väga pikad, siuke enam-vähem. Ja üle kontrollida lihtsalt need kohad ja siis servicepargist enam teha ja siis homme ongi juba testikatse ja avamine õhtul ja siis on juba rallipäevad, et sealt läheb edasi puhas rutiin, et võib-olla täna on veel rohkem sellist paindlikkust, et vaadata veel ringi siin services ja õhtul mingid asjad teha, et eks see töö käib juba. Mis mõne katse oled saanud juba läbi ka sõita või? Ja, enamus on läbi sõita. Kuidas see teepinnas on? Kõva, pehme? Ütleb nii, et on tegelikult nagu väga tugev tundub olevat, et väga kõva pigem. Et eks nüüd saab näha, et kuna mul puudub kogemus sellega, et mis juhtub siis, kui selle kiirusega autod sõidavad selle esimese läbimisega läbi, et kas ja kui palju ta läheb rööpasse, aga pigem tunnetus on, et seda ei tohiks nagu väga hullult juhtuda, võib-olla mingid kohad, kus pidurdamised on sellised tugevamad, siis jah, aga hetkel tundub, et kogu see vihmaperiood ja asjad, mis siin on muutnud seda veel eriti nagu tugevaks ja mingid kohad, mis on ehitatud, mis on nagu loovu pärast olnud pehmemad, eks ju, et need ikka lähevad, aga see on suhteliselt relatiivselt ikkagi väike. Pigem on suhke, nagu ma kirjeldasin ka siin oma kolleegidele, et hästi kiire, hästi palju pikki sirgeid ja vahele pandud šikaane, aga siis samas on ka kõrguste vahel, kus on suured langused, tõusud ja siis on hästi palju selliseid hüppeid, trampliine, aga nad ei ole sellised nagu suured kõik, vaid nad on sellised pigem nagu väiksemad ja siis osad nendest on sellised loomulikud, teised jõuavad natuke nagu inglise keeles on see sõna kicker, ehk siis ta võib natuke viskama. Ja ma arvan, et see põhiküsimus ongi selles, et millise kiirusega sa peaksid sinna peale minema, et olla kindel, et see kõik nagu toimima hakkab, sest meil Euroopas, kus ei nagu järjestikust pikal sirgel olevaid 3, 4, 5 trampliini niimoodi järjest, mis tõesti igaüks võib visata veidi erinevalt ei ole väga tihti, et arvan, et siin on vaja nagu sellist teistsugust lähenemist ja teadmist. On sul igal katsel ka juba välja valitud, kus sa seisma hakkad? Veel mitte. Ma olen seal jooksvalt, et kui ma olen koik läbi sõitnud ja siis vaadanud peale, et kuidas ajakava täpselt minu kasuks jooksma hakkab, et siis tegelen sellega juba täna-homme. Kas sa üldiselt jälgid neid soovitusi, mis on meediakaidis, et fotoposition on selle koha peal või sa kaldud kõrvale? Enamus ajast me ikkagi kaldun kõrvale ja mitte nagu pahatahtlikult, aga lihtsalt lähtun sellest, mida ma ise näen. Siis kõik, kui hästi see tehtud on, mõnikord need loomulikult ühtivad, seepärast, et tänapäeva katsed ei ole nagu tohutu pikad, eks, et seal ei ole tohutu valikuvõimalusi, aga ma lähtun ikkagi enda kogemusest ja nägemusest, sest ma lähen midagi looma, mida ei ole varem loodud, seega see peab minu peast nagu kujunema. 2 sõna reisijuttu ka, et kui eestlane peaks minema nüüd Paraguaysse kunagi, siis kuidas see hinnaklass seal on? Söögid, joogid, hotellid? Ma ütleks, et meie jaoks väga soodne. Et õhtusöök, korralik õhtusöök, kus joogid ka 10-15 €. Pluss veel igasugune muu prääni, mida sa ostad tanklatest ja sellest pudelvett alla euro ja kõik siuksed asjad, et see nagu, pigem nagu meie jaoks ikkagi soodne. No siuke Balkani maa? Jah, ma ausalt öeldes ei ole väga palju Balkanis käinud, aga hetkel nii, et kui ma tõmbar paralleeli selle autoralli MM-sarjaga, siis siit pigem soodsam minna. Kuule, aga selge. Head fotografeerimist sulle ja hoia ennast ja tee normaalseid pilte, nagu ikka soovitakse fotograafidele. Ja meie hakkame siis sinu pilte Delfis vaatama iga hommik, ilmselt kui need meie lugejate ette paiskuvad. Super, teeme nii, aitäh sulle. Tšau. No vot. Lahedad jutud. Just see osa ka, et minu jaoks oli täitsa, ma pole Lõuna-Ameerikas käinud, et see siis nii puhas on, et kohe nii-öelda karjub silma, et ma käisin Mehhikos, seal küll väga puhas. Ma just mõtlen ka seda, et nii palju, kui ma ei tea, näinud või kuulnud, et siis pigem ei ole, aga ju ma olen Brasiilias ka käinud. Kurat, sa oled elu näinud? Elu näinud, jah. Tasub ka ajakirjanikuks hakata. No võt.
no olgu, eks ma siis tulen, rääkisid ära. Oskad kirjutada ka või? Ei oska. ChatGPT kirjutada. ei. Sihukest asja me läbi ei lase. Sa ei saa arugi äkki? Blokime ChatGPT su arvutis ära. Assa, kurat, siis jääb tegemata. Ei, aga ei, tegelikult lahe, et ta seal on ja ägedad jutud. Ägedad jutud, jah. Kui nüüd ägedate juttude pealt minna selleni, mis võib-olla Ott Tänaku jaoks ja Sebastiani Osi jaoks nii äge ei olnud, olid väiksed seiklused. Et nüüd faktides mitte eksida, siis jäid nad ju kuskil mingis lennujaamas kinni, kus see nüüd oli. Tänak ja Ogier pühapäeva õhtul hakkasid seiklema ja tühistati nende lennureis Frankfurdist Buenos Airesesse. Asenduslennuga jõuti kohale Buenos Airesesse alles esmaspäeva hilisõhtul. Siuke mõnus 24 pluss tundi on ju. Võid ette kujutada? Jah. No nad ise tundusid suht nagu rahulikult seda asja võtnud. Ei, no ikka raskes olukorras lõpuks naerad selle üle, kus see jõudnud. Mida sa ikka teed, on ju? Jah. Et ühesõnaga, päris nagu huvitav, et see nagu nii viimsele minutile see saabumine oli juba planeeritud, aga ma saan aru, noh. Ja siis Buenos Airesest Paraguaysse, nüüd ma ütlen selle liina nime, Encarnacion. No, peaaegu ilmselt. Eralennukiga. Ja täägisid selle firma ka ilusti ära ja kes neile, ma ei tea, kas abikäe ulatas või vast ikkagi 50-50 ja? Ma arvan, et see on see sama ots, millega Oliver Solberg, nii-öelda sama reisimarssuut, millega Oliver Solberg sõitis, see lennuk, millega tema lendas seda. Diamond Sky oli see lennuk. Need painid ikka ässa lennukiga, see, millega Oliver lendas, oli küll selline, et täitsa õudus. Propelleriga. Ja, aga see polnud lihtsalt propeller, see oli minu arust selline, et kõik visati, head toolidki seal oli, kus istuda, et see nägi päris raju välja. Ja siis pani ka mingi ägeda pildi Instasse üles story'sse, et nagu Instagrammable vaata, et naeratus näol, aga siis tegelikult oli nagu, et oh shit, me ei tea, kas meie kohale jõuame, et see jube lennuk on, et seal päris omamoodi seda lennuvärki on näha, aga seda on nagu nii palju kuuldud, et need pole ainukesed, et ma olen seda väga palju kuulnud praegu, ma arvan mingi 4-5 tükki veel, kes on maha jäänud kuskilt ja siis mingi bussidega ja värkidega pannud mingi tunde ja lõpuks ikka leiab mingi Eldoradost läbi ja nagu süürid kohad. Päris hull. Dirtfishile ütles siis Ott, et ma lendan alati viimasel minutil, sest nagu kõik teavad, püüan alati võimalikult palju kodus perega olla. Jõudsime veidi hiljem, aga olime enne reket kohal, ehk järelikult oli perfektne plaan. Ideaalne. Et siis maailmameister 8-kordne lisas, et ettevalmistus on läinud hästi, ees ootab paras väljakutse, bla. Siis ta räägib rohkem siin teest värki, aga kõik oli juba ette valmistatud, Hyundai põhimõtteliselt pani punase vaiba ette ja tule. No, eks on vaata, tehase meeskonna sõitel on nagu selles mõttes asi lihtsam, et sa ei pea mingit registreerimist tegema check-in'i, et kui mina nagu jõuaksin enne reket kohale, siis mul oleks tuksis ja minul nagu oleks pidu läbi. Aga neil on selles mõttes hästi, et kõik on ette tehtud ja autod ootavad võti ees ja anna ainult gaasi. Aga selles mõttes, et seal on juba ajavahe vist 5 tundi, kui ma ei eksi. Nii, meil on 16.38 current time Paraguay. Vaata, mis nippid. Varem sa oleksid pidanud helistama infoliini, võtma selle kollase raamatu lahti. Tere! Saate öelda, mis kell praegu Paraguay's on? Isegi sa võisid küsida, mis kell praegu Tallinnas on. Ma väikse tatikale tegin nalja, helistasin sinna, et tahaks presidendiga rääkida. Siis aga nad alati väga professionaalselt, anname teile kantselei numbri. Kuradi kantselei numbri, ma olen rääkida presidendiga. Sa tõesti kõneti viitsin teha selle kantselei numbrile? Ei, ma sinna ei viitsin helistada. Kohalik aeg juba Paraguay's on 10.39. Ma eeldan siis, et AM ikkagi on. Jah. Siis tulebki 5 tundi. Jah. Ilm on 21 kraadi, aga homme täna lubab selline 27 päevaks ja homme lubab 31, ülehomme 32 ja ma nagu vihma väga ei näe. See vihma jutt oli vahepeal, aga tundub, et ilma teada on ikkagi keeranud ennast piisavalt, et aga ajavahe mõttes on see, et kui sa otse sinna ikkagi lähed, siis see 5-6 tundi võib olla päris tuntav, on ju.
et laupäeval jälle vihma ja pühapäeval on lihtsalt pilved ja palav. Et jah, ega see MM-rallina ka nagu maratoni, tahaks minna nagu hästi ette valmistatuna, aga ilmselt nad on seda ka nii palju teinud, et neil nagu ei ole hullu, et mõned tahtsidki seal olla 2-3 päeva varem kohal ja aklimatiseeruda natukene. Aga tõenäoliselt ikkagi, kui sa oled maailmameister ja mõni päris mitmekordne maailmameistri, siis ei ole hullu. Mõni võib küsida, miks Delfit kohal ei ole? Nii. Küsimu käest. Aga Gunnar, miks Delfit kohal ei ole? Delfi tegi sellise strateegilise otsuse, et kuna seis on pinev, siis lähme mõnda kohta võib-olla lausa fotograafiga. Ahaa. Mis asuvad natuke lähemal ja mõni äkki natuke kaugemal ja jätaks siin täpsemad vekslid välja käimata, aga... Et hoiate natuke eelarvet kokku, et vajadusel minna ka viimasel etapil. Aga Kaspar, ütleme nii, et istub varsti kohvrite osas. Ta läheb meil veel kergejõustiku MM-ile Tokyosse ja siis on võib-olla Saksamaal midagi ja siis võib-olla on seal kaugel, mis poolsaar, mitte poolsaar, vaid kuidas seda nimetatakse, see piirkonda? Lähis-Ida, jah. Sinna ka või? Vaatame selle koha ka üle, jah. Assaa, nüüd hakkate päris hässa panema siin. Et no ei tea, äkki tuleb maailmameistriks. Äkki tuleb? Vabalt. Kõik on laual. Ja kusjuures ega see Lõuna-Ameerikaga tegelikult ega praegu Paraguay ja Tšiili, see on nagu Maran Otile nagu Eesti ja Soome. Vähemalt ajalugu vaadates, kuidas Tšiili näiteks sobinud on, siis sealt võib tulla, sealt võib päris hea purakas tulla selle 2 ralli komplektina. Et ma arvan, et kõik võimalused on laual. Jah, aga Rally TV ju vahendab meile sealt uksest aknast seda asja. Ja, just, muidugi. Mis ma küll Rally TV puhul, mis natuke muretsema paneb, on see, et neil ekraanigraafikas ei jooksnud ajad päris hästi. Et korraks näitas, aga ei näidanud mitu sekundit maas, mitu sekundit kiirem. See ilmus, lahkus, mõnel autol oli, mõnel ei olnud, et loodame, et see asi nagu paika saab. No seda ei saanud tähele panna, et ma sõitsin samal ajal just Tallinnasse ja politsei sõitis terve tee minu selja taga, et ma ei julgenud isegi nagu pilku. Siis on okei. Ma arvan, et sinu puhul on okei, kui sa vaatad samal ajal Rally TV-d. Ja politsei vaatab, et Roland vaatab Rally TV-d. Normaalne. Kõik on hästi just. Imelik oleks, kui ta ei vaataks. Ma ise ei näinud, aga ma kindlasti nädalavahetusel igal katset jälgimas olen. Aga Abite Puul ütleb, ehk siis Hyundai pealik, et teame, et meie auto on Paraguay pinnal võimekas. Jaa. Kusjuures arvan ka seda jällegi, et pole nagu põhjust arvata, et ta ei peaks olema ju. Et kui me võtame ka siin varasemad Lõuna-Ameerika mingeid etappe, siis on ta ikkagi olnud üpriski terav. Et pehme ja punane kruus esitab oma erilisi väljakutseid. Sel hooajal on jäänud veel 5 rallit, peame tagama, et lahkume Paraguayst mõlemas arvestuses võimalikult suure punktisaagiga. Ja suuke väike kommentaar oligi. No küsimus on nüüd selles, et mis need teised ringid olema saavad, et üldine info on meil see ju tegelikult, et rada on üpriski kõva iseloomuga, kõva pinnasega, et seda teise läbimisel sügavas rööpas sellises lahtist kruusa ümber ei ole, mis Hyundaile ei sobi teistel ringidel, vähemalt Oti käes. Et kuna seda ei ole, siis võiks arvata, et tõesti see auto sellel pinnasel võiks toimida paremini ja esimene stardikoht samamoodi, tähendab esimesele ringile 4. Oti puhul peale minna, siis ühesõnaga paberi peal tundub kõik nagu väga hea praegu. Et ei näe ühtegi põhjust, miks Ott ei peaks olema võimeline võidu peale võitlema. Ja ma tahaks näha, et ikkagi ta on seal võidu peale võitlemas. No mis see kõige rohkem ikkagi lained on löönud, on see uudis, mis tegelikult ma ei teagi, miks keegi seda varem pealkirjaks ei vormistanud, natuke endale ka tuhka pähe raputada, aga see 100 meetri hüppe ikkagi. No just, kui ma lugesin seda, järsku hakkas igalt poolt sadama seda Dirtfish vist alustas. Aga ta ütles tegelikult juba seda esimesena, ma arvan, et Rauno Palts Power Stage'is. Siis ütles siin on ju meil. Aga kas ta ütles meile mikrofoni või? Jah. Ütles vist, jah. Ja siis ma
see on ju vana info, mis te nüüd kirjutate sellest, aga siis ma sain aru, et okei, see oli... Saate inimesed loevad ainult pealkirja mõned. Ja, et just. Kõik ei kuula Power Stage'i ja 6. käiku. No võt, peaks kuulama. Nii ei saa. Mis teeten? Kui ta tahad ralliga kursis olla, siis sa pead kuulama. Aga ütleme 100 meetri hüppe, ma ausalt pean ütlema, ma ei ole seda tagasisedet absoluutselt lugenud ega kuulanud, mis sealt siis vastu on tulema hakanud. Tahaks mõne inseneriga või mingi hüppespetsialistiga sellest rääkida, kuidas see tehniliselt võimalik on. Palju praegu hüppavad maksimum? Minu meelest Soome see Ruhhimäki viimane hüppe on, hüppatakse ikkagi sinna 60 tuuri või? Aga pane 40 otsa. Seda on palju. Seda on päris palju. Kuidas sa selle lennu saavutad? Kuidas sa saavutad, et sa lendad otse, mitte kraavi? Peabki olema sirge hüppe ainult, aga minu meelest see koht, kus Dirtfish vist, nad käisid seal hüppe peal ka, mis võiks olla, või see oli mingi suvaline hüppe välja valitud, ma ei mäletagi. Ma pigem eeldan, et see oli mingi suvaline koht, ega ei käinud mingi konkreetsest hüppest jutt, mida saaks 100 meetriseks teha. Aga ta peaks olema suht sarnane nagu see Soomes, aga minu eest ütles ka Urmo siin, kui me rääkisime Urmoga, et mis see loogika on, kuidas saab 100 meetrit kätte sarnaselt suusahüppega. Et põhi peab alt ära kukkuma kogu aeg lihtsalt. Sisuliselt. Ja siis ühel hetkel, kuni sa maha jõuad, siis lihtsalt saad madalalt 100 meetrit. Kas see saab olla midagi muud kui Alaküla koht? Ma arvan, et Alaküla ei ole võimalik. Sest seal hüpatakse hetkel kõige rohkem. Jah, ma ei tea, et minu meelest Alaküla on kuidagi... See tähendaks, töödelda. No ikka see kõva töötlus teha, siis ehk oleks võimalik. Samas Alaküla hüppe on nagu selles mõttes nagu kehva, et ta tuleb nagu, kui niipidi nagu sõidetakse, siis ta tuleb ikkagi kurviga nagu hüppe peal, et sa pead nagu... Mis koht see võib siis olla? No ma ei tea, see peab olema võib-olla täiesti mingi ise ehitatud kuhugi. Nagu ka Soomes, seal ei olnud enne hüpet. Et ise ehitati. No eks on selline, aga sa oled mingi tagasisidet kuulnud, mis siis inimesed arvavad või rallifännid või sõitjad või pole mingit tagasisidet või? Pole nagu kellegi küsitud, ma arvan. Äkki Dirtfish seal teeb tööd. Nüüd küsib. Et just oli nagu pull oligi see, vaata, et just räägiti, et nagu võib-olla liiga palju hüppeid ja suuri hüppeid on rallist. See on muidugi super. Ja et sõitjad ütlesid, et natuke vähem võiks nüüd olla ja siis Urmo ütleb, et teeme 100 meetrise. Ja nii on. No aga vaatame otsa, kes meil sõidavad ka see nädal, et Elvin Evans avab stardirivi, tema järel siis Kalle Rovampera. Saad sa samale punktiseisu ette võtta? Kohe võtan, siis anna mulle hetk. Sebastien Ogier ja 4. Ott Tänak võiks vist olla okei stardipositsioon või? Ma arvan, et on väga hea. Aga no, nagu me nägime, Sami Bajaril on parem. Jah, tõsi. Tema Tänakust 1, 2, 3, 4 kohta vedab. Olgem ausad, ega me ei tahaks ise ka nii taga alla, aga Elfin Evansil 176 punkti siis. Tema selja taga Kalle Romamperal 173-ga, 3 punkti vahe kõigest. Kujuta ette, mis hooaeg on olnud Kallel. Õudushooaeg tegelikult ju, algus. Ja siia maani ongi vist Soome ja Kanaarid nagu selles mõttes õnnestunud. Aga Kalle taga siis Sebastian Ogier 163 ja sama palju punktega Ott Tänakul 163. Nii et Kalle Roompärast on Sebastian Ogier ja Ott Tänak maas 10 punkti. Aga Ott on Ott Evansist maas 13. Ja. See ju nuusatave. Ja 13 on küll, ma arvan, et kui me võtamegi need Lõuna-Eesti rallid, just Lõuna-Ameerika rallid 2 tükki, siis ma arvan, seal nende 2 ralliga juba on võimalik sisuliselt see asi ära teha, sest Elfin Evans on taaskord esimesena rajal ka. No vaatame, kui palju seda puhastamist on, aga ikkagi, kui me võtame esimese ja 4. stardipositsiooni, no siis selgelt on ikkagi seal vahe sees. Ma arvan, et isegi seda puhastamist on vähe. Aga igal juhul pinge kasvab, sellepärast, et kui me siin võib-olla enne Eestit rääkisime, et meil on pea pool hooaega veel ees ja värki-särki, aga nüüd loed, et ainult 5 rallit on jäänud. Teeme selle Lõuna-Ameerika ära ja siis on ainult 3. Jah, hakkabki otsa saama. Uskumatu. Siis hakkad juba lugema igat punktikest. No loomulikult, igat punkti tuleb lugeda. Pühapäeval loed ja punktikatsel loed ja... Aga selles mõttes on see ikka üks äge hooaeg olnud, et kui 4 meest on 13 punkti sees. No raju ju. Õnneks on nii, jah? Jaa. Et ütleme vahepeal juba tundus, et Evans on nagu nii kaugel, et mis nüüd saama hakkab üldse. Kas ikka viitsime seda hooaega siin lõpuni vaadata, aga no loomulikult viitsime, sest ralli üllatab alati.
Nüüd ma natukene jään otsima võib-olla seda uudist, aga kes see tõstatas, ralli.fi äkki tõstatas küsimuse, et kas me ikka ei võiks seda kvalifikatsioonikatset sisse tuua? Ja vastus oli päris siuke, ikkagi palju ütlev. Aga mis päeval see nüüd oli, ma jään seda otsima. Okei, ma panen mälu järgi. Oli ikkagi spekulatsioon, et näed, ERC-s saab ja siis see Peeter Tuul, mis iganes see aunimetus on, siis ütles vastu, et jah, aga võtta WRC on natuke teistmoodi, sellist siin lihtsalt ei saa. Aga nagu väga mingit, miks ei saa, väga mingit põhjust ei ole. Et see karakteristika ja dünaamika on ikka nagu teistmoodi, et pigem me praegu selle peale ei mõtle. Aga kui sa nüüd hakkab mõtlema, et kas see ongi selleks, et ma ei taha öelda, et esimesele kaikaid kodaritesse visata, aga et tagumised järgi aidata või? Et säiliks see põnevus. No mina olen... Sest muidu, võtame, Roompere domineerib seda hooaega, üks hooaeg domineeriski, aga siis ta võib-olla domineeriks veel rohkem. Sest ta võidab kõik kvalifikatsioonikatsed, saab endale parima stardikoha ja edasi on ajalugu. Jah, ma ei tea, ausalt, ma nagu ei näe põhjust, miks seda ei peaks proovima. Minu meelest tundub see, kuna me niikuinii juba nagu proovime siin mingi punktitabeliga igasuguseid asju, siis, aga proovime siis nagu shakedowni ka ära järgmisest toest, nagu mina arvaks, tähendab kvalifikatsioonikatse. Et me peame niikuinii seda sporti ümber ehitama natuke, proovime seda, äkki toimib ikkagi ja ma ei tea, miks üldse see ei toimi või siis ei ole nagu köhimist, et ma olen liider, ma pean siin puhastama, vaid kui oled kõva mees, siis kvalifikatsioonis annad minna. Aga kas kvalifikatsioonis ka teie puhastamist ei ole või kuidas seal, kas esimene läbimine loeb? Ei, seal oleks ikkagi siis kõigelt on shakedown ette on ju 2 läbimist, 1 läbimine, ma ei tea, 3 läbimist ja siis tuleb nagu praegu on ka ERC-s oli, ma ei tea, kas ta on jätkuvalt nii, aga veel viimased aastad, kui ma seal mingid etappe tegin, siis ikkagi oli 2 läbimist, mis olid shakedownid ja siis oli kvalifikatsiooni läbimine. Et või oli 1 läbimine shakedowni ja 1 läbimine kvalifikatsiooni. Et ühesõnaga see tee oli puhas ja ütleme olud võrdlemisi võrdsed. Nüüd on lihtsalt see vahe, et kui tuleb ralli 1, peaks tegema oma selle programmi kõigelt ära ja siis hakkama teised tulema. Et ralli 1-ga siis toimub see puhastamine ära, esimene ring. Vahepeal ei tule ühtegi ralli 2 ega kedagi muud ja siis panevad kohe otsa oma kvalli ka ja sõidavad aja peale, et joon oleks kõigil üks sama nii-öelda ralli 1 joon ja siis võiks panna küll, ma ei tea, mis tundub nagu ideaalne. Ja peale soovitame kõigil ka lugeda, mis Jaan Martinson kirjutas ju peale Rally Estoniat, või Soome rallit, kuidas tegelikult on juba reeglid suhteliselt paigas seal järgmiseks aastaks, aga ma arvan, et seda praegu täna ei hakka lahti seletama. Veel üks uudis, mida me veel ei jõudnud kirjutada, aga 21. augustil tuli siis FIA kodulehele teade, et algas nii-öelda, nad nimetatud see tender process, mis on siis nagu ametlik protsess uue commercial rights holderi ehk siis uue WRC promootori otsimiseks. Ja selline asi nüüd paisati välja, et see extensive period of discussions with Red Bull ja keegi KV25, kes on praegused commercial rights holdersid, ja siis nüüd visati veksel välja, et hakake nüüd kandideerima. Aga kas sa arvad, et need jutud juba ei käi nagu ammu või? Kuule, aga mina mäletan seda, et Lorenzo Bertelli ütles, et ma võin ära osta. Indialane käis ju ka meil siin Rally Estonial ja kohtus erinevate inimestega. Mis teil nüüd nimi oli nüüd? Refi firma boss. MRF-i boss, kes teab. Vaevalt ta treffidest rääkis seal. Ilmselt ikkagi kõigest muidugi, aga ma ei tea. Ja see on muidugi spekulatsioon, ma ei tea. Bertellil kindlasti on seda raha, et ta võib selle ära osta. Usakatest on räägitud kuskil Dirtfishis, eks? Ja. Vaat ei oska öelda, et kas nad tahavad nagu... Vaata, tegelikult on veider see, ma tean kinnisvaraga nii, et kui sul on mingi objekt, ärikinnisvara näiteks, ja kui see jõuab avalikule pakkumisele, siis ega keegi seda väga ei taha enam.
et see on põhjusega, et ta jõuab avalikule pakkumisele, et kui ta on kinnine pakkumine, keegi kuule ainult mingid asjaosalised kuulevad sellest, kes kõik teavad, kes oleksid potentsiaali tuulised, siis ostetakse see ära ka kohe. Ja kui toob avalikku, siis see tähendab, et kelle järelikult oli nii kehva, et keegi ei taha enam. Aga äkki ikkagi see, ma ei tea, see maine, et meil ei ole nii palju tiime ja tegelikult ongi ta on ikkagi vormel 1 väike vend. Huvitav on see, et tegelikult on minust nagu kõige kehvem aeg hetkel selle nagu nii-öelda müügiks või üleandmiseks, sest ootaks 27 ära. Päriselt meil võib olla 2-3 meeskonda juures. Ma mõtlesin, et sa ütled, et ootame sügisese Eesti majandusprognoosi ära. See on, ei, ma tahtsin öelda siin, et see on nii B-s, aga ei tea, äkki ei ole ka. Äkki üllatavad. Üks ütleb, et raha on. Eile nägid. Et keskmine palk hoopis mitu sotti kõrgem. Aga sellest tõmmati maha ära juba või? Vabandasime. Tegelikult oli miinus. Et no ühesõnaga, et see 27 tundub minu jaoks ikkagi ülihuvitav praegu. Eriti Dacia info tuli ju ka meil nüüd vahepeal. Dacia koos ProDrive'iga äkki tahaksid tulla. Ja minu meelest seda nagu see küll, ja siis oli see mingi tuunerite info, et kuidas saavad nii-öelda erameeskonnad, kellel ei ole oma jõuallikat sisuliselt, mida autole panna, kus nad saavad, et siis tootjad on ma ei tea, peavad müüma või midagi, et igaüks kui Gunnar tahab teha oma meeskonna, siis sa saad selle teha ja sa saad oma jõuallikad ja veermiku osad kätte, ise lihtsalt tuunid, disainid oma autokere. Et ma olen kuulnud, et palju nagu kahetisi arvamusi juba selle kohta, aga ma ütlen ausalt, see tundub nagu mingi värske sõõm midagi. Ja ma olen nagu suht excited selle osas tegelikult. Ei, muidugi, mina ka. Räägime sellist asjast ka veel nagu minusportlane.ee. Ma lugesin pealkirja Jaani artiklist ja ma kaugemale... Lugesid pealkirja? Ma ei pääsenud sisule ligi. No, küsi minu käest, ma teen sulle ümber jutustuse. Tavai, küsi, räägi. Aga vaataks seisu, mis on Jasper Vaheri seis. No. Jasper Vaher on ju oma eesmärgiks, ma ei tea nüüd, kui pika aja peale, sättinud seal 41 000. Ja tal on koos 1,5 kuuga 10 000. Kuidas hindame? Ma ei tea, kui paljud tegid püsiannetuse. Seda ei ole teada, jah. Et kui seal püsiannet see summa annab mulle võimaluse heidelda Euroopa meistritiitlist, kus auhinnaks on 2026 täishooaeg juunioride MM-sarjas. No vahepeal saab seda öelda, et see on läinud. Võimalus tiitli peale sõita. Nii, eelarve. EM-etappide kulud on 150 000, reisikulud on 30 000 ja meistrivõistluste kulud Itaalias on 60 000. Tulud, Eesti toetajad 88 500, Soome toetajad 50 000, Soome toetajad Jasper Vaheril väga huvitav, ja Itaalia toetajad 60 000. Eelarve puudujääk 41 500. Kalenderplaan, kus ta nüüd see väike pauk oli? Tšehhi või? Jaa, 15-17 august Tšehhi läks luhta ja ongi jäänud ainult oktoobri alguses Horvaatia. Ja siis Itaalia meistrivõistlused. Aga RC seis, tal on läinud, jah? See RC tiitel on läinud, selles mõttes on, tahtsin just öelda, et võib-olla oleks nagu mõistlik see Horvaatia ära jätta, et raha mitte kulutada, et järgmises aastasse tõsta, kui seda Horvaatiat on nii vaja järgmine aasta sõita, aga et uuesti tiitli peale proovida sõita, siis nagu seda on vaja kogemust alla. Et jah, selles mõttes, et 10 000 sa küsisid, kas seda on piisavalt või ei ole, ma arvan, et see on väga okei summa, et ilmselgelt, kui Robert Jürresele koguti raha ja kokku saadi vist suurusjärk 30 000, siis oli väga konkreetne eesmärk ja väga konkreetse aja piiritlusega. Meil on vaja raha kuu aja pärast 30 000, kui meil seda ei ole, siis me ei sõida. Praegu on see, et sisuliselt 10 000 on koos, aga pane tähele, see hooaeg sõidetakse niikuinii lõpuni. Et küll see raha nagu kuskil vajaduselt võetakse. See raha antakse ikkagi üle, ma arvan. Ei, see raha antakse ikka üle, jaa. Et, aga lihtsalt see, et kuidas saab suurt raha koguda, on see, et näed, meil on 4 nädalat ja nüüd paneme. Mitte see, et meil on nüüd ummäärane aeg. Kuule, seis on päris kaugel on sellest liidrist. Tal on 64 punni ja ta on 4. kohal ja juhib
Karlberg ja tal on 125 ehk 2 korda rohkem punde või sisuliselt. Ta oli üle-eelmise ralli seisuga veel tiitli konkurentsis, aga siis 2 soffi on minu meelest järjest olnud, et viimane oli päris raju ja ma ilmselt nägid ka seda uudist, et oled rääkinud ka, mis... Ei, ma ei ole uurinud, aga pilt oli päris raju. See oli seal... Oota, video vist ringis ka, ma pole videot näinud. Ma ei ole videot ka näinud, ma nägin piltiliselt, et see täpselt sinna puuri esiklaasi nurka oli tulnud puuga, et läks hästi tegelikult. Ja väga hästi, et tuldi kriimudetta välja. Aga ei, ma ütlen lihtsalt, et see on okei summa, ma arvan, sest jällegi pole, nagu ma ütlesin, pole ajalist piiritletust ja kas seal on sees ka neid püsiannetaid, seda iga kuu tiksub juurde automaatselt juba, et see infoga puudub. Ma ütleks, et see on enam-vähem okei. Ma nägin, et üks oli siin hiljuti 3 sotti on korraga näiteks. Normaalne. Mida on siuke 10, 25, 30 ja sellist. Ja. Aga väidetavalt peaks tulema sinna ikkagi neid toetatavaid juurde. Ma ei tea, kas lähiajal või natuke kaugemas tulevikus, aga Jaspar ei jää kindlasti ainsaks. Ma sõitsin tagasi Paide rallit, ma käisin enne Ironmani Paide rallit ka tegemas. No võid sellest ka rääkida. Ja siis tulin tagasi ja siis Rauno just ütles, et ta tegi Patrick Enokiga Power Stage'i mingi intervjuu. No Patrick, meil on ju Soome meister. No just. Täpselt, kõva mees. Ja siis kuulasin seda ja minu meelest äkki tema ka midagi mainis, et äkki tema võiks üks olla, kes sinna läheb. Soome meister siis ütleme, mis klass see oli nüüd? Ma ei tea. Ralli 3 autod ja mis klass ta on, mingi SM2 või 3 või mis ta on seal? Kui kõva sõna see on? Väga kõva. Seal on 11 meest oli minu meelest. Seal on need mingi Ville Vadanenid, kes on nagu mees minu meelest, keda enne ei olnud võimalik võita, ükski soomlane teda ei võitnud ja siis Patrick Enok võitis teda ja see tundub, et on nagu ikkagi koha peal ka tundus nagu päris uskumatu, et keegi tuli ja võitis teda, et ja meile ütles pealkirja, et seal on päris palju tähtsaid rallihinnasid, kellel on võimalik silma jääda. Jaa, täpselt. See 19-aastane. Mina ei teadnud, see oli eelmine aasta Saaremaa ralli all, kui ta oli ju teine vist Saaremaa rallil Ken Torni järgi. Ja mina ei teadnud, et ta on 18 tol hetkel, vist oli 18, et ma pidin perseli kukkuma ausutades, ma arvasin, et ta on mingi 23-4. Ja et siis vaatasin 18 aastane, ütlesin, normaalne, et ise, mis ma see 18 aastalt tegin. Hakkasin sõitma alles. Oota, ma vaatan, kas ta selles artiklis ütles, mis ta edased plaanid on? Ma kuulasin seda podcasti ka ja seal oli see natuke lahtine oli asi, sest sisuliselt öeldi, et nagu sama asja teha pole mõtet enam, sest tiitel on võetud, tahaks liikuda edasi, kui edasi liikuda ei ole võimalik eelarve pärast, siis pigem sama masinaklassiga Rally 3 äkki teha mingit asfaldihooaega kuskil Itaalias või kuskil, et saada seda teist asfaldikogemus ka juurde. Jaa. Ta ütleb, et ise on arenenud kõige rohkem selles, et kui on pingelised hetked, kus pidime veel viimasel katsel veri ninast välja pingutama, siis suutsin rahulikuks ja professionaalseks jääda ning mitte eksida. Tavaliselt tulevad pingelistel hetkedel vead, aga meil ei tulnud. Arvan, et olen sõitjatena neist olukordadest õppinud ja tugevam kui enne. Tema puhul on üks huvitav asi veel. Ma arvan, et on üks, ma ei julge öelda, et ainuke, aga ma arvan, üks väga-väga väheseid, kui mitte ainukene, kelle legendisüsteem on selline, et ta kirjeldab ka iga kurvi pikkust, mis on nagu ekstreemselt täpne legend. Ja see on asi näiteks, mida teeb Sebastian Loeb, kunagi tegi. Okay, aga ka MM Karussellis ei tea mina, et keegi täna seda tippsõitjatest teeks. Aga kas see siis on tülinaks või? Infot on palju, aga täpsus on meeletu. Ja kui sa saad selle kuidagi nagu käppa ja sul on mugav seda legendi kuulata, no sealt saab kindlasti suur eelise. Et mitte kunagi pole küsimust, kus on kurvi apeks näiteks või millal rooli keerata, vaid sa tead väga täpselt, aga ma ei tea tõesti, et keegi teine Eestis näiteks sellise legendiga sõidaks. Meie artiklis ta ütles, see oli paar päeva, kui ta oli juba Soome meister olnud, et üks variant on sõita kaasa Soome meistrivõistluste viimane etapp, teine aga osaleda taas Saaremaa rallil. Vara on veel rääkida tulevase hooaja plaanidest, meil on mõttena erinevad mõtted laual, et kuidas teha, aga kõigepealt teeks selle hooaja ilusti ära ja siis suure fookusega järgmisesse aastasse. Selle hooaja lõpp mõjutab ka järgmist aastat. Jah, nii ta on.
Kusjuures tema on Soome meister, aga Silver Sim ei ole Soome meister, nii et kui minnakse Soome, siis on Silveril ka võimalus meistriks saada, et ühe etapi istus seal Alex Leskar veel. Okei, siis ei saa või? Jah, siia kaardilugetel on ka oma punkti. Soomes ka või? Jah. Eestis ka või? Jah. Küsimus oli, kas Soomes saavutatud edu võib aidata ka tulevikus hooaja eelarvet kasvatada? Vastas Enok, et täna on seda keeruline öelda, majandusolukord Eestis ega Soomes pole kiita, teoorias võiks see kaasa aidata, et tühjade kätega poleks, aga see oleneb lõpuks ka sellest, mida pakud või küsid. Mida on rallisõitjal pakkuda sponsorile? Peale GoDrive'i. Täpselt seda sama, ma arvan, mida igal teisel sportlasel. Et suuresti on see ikkagi, ma arvan, täna puhas sotsiaalmeedia turundusallikas. Et kui keegi on nõus maksma ala PSA-le mingi 5 tonni instapostituse eest, et siis tegelikult sama teeb välja, ma arvan, kui sportlane on tegelenud sellega ja tal on mingi adekvaatne jälgijaskond. Ma arvan, et kui me võtame Oliver Solbergi, siis Oliver Solberg on nagu ulmeline näide seal, et täpselt nii peabki tegema, et ühte sotsiaalmeedia kontot sportlasel. Paides ka kiirelt oli midagi erakordset. Kaspar Kasari võitis. Ei võitnud Kaspar. Oota, mis ma vaatan? Kaspar oli 3. Ma vaatan sprintrallit. Nõgene. Sorry. Minu paha. Jaa. Joosep Ralf Nõgene võitis ralli. Mis see sprintralli oli siis? Sprintralli oli, sa mõtled seal linnakatsel või? Ei, seal oli Crosscardi rallis, see oli Grete-Paia võistles ka. Joosep Ralf Nõgene, Priit Koik, Kaspar Kasari moodustasid esikolmiku, Egon Kaur 4. Egonil juhtus midagi? Egonil ja auto andis paar korda, hakkas seal alla andma, et jõud kadus ära ja siis tuli tagasi. Aga Nõgene tegi megasõitu, poleks uskunud elu sees, et ta suudab ralli minutiga võita. Et üli kõva töö, et kui tundub, et mingi klikk on tal küll ära vist kuskil käinud, et nüüd nagu sõidabki. Päris palju autosid või? Jaa, päris palju oli tõesti. 57 lõpetajad? Või ei tea, kui palju nad 57 autot kindlasti oli, aga kas nad kõik päris lõppu veerasid? Ei, autos oli stardi rohkem minu meelest. Miks lõpptulemuses 57? Okei, katkestajad oli ka. Ja ma arvan, et seal oli ikka circa 80. Superralliga viimane katkestaja oli 57. Jah, ma pakun, et seal võis olla mingi 80 startijat, et võistleid oli ja päris lahe oli, et rahvas väga-väga kiitis rallit. Laadad ja kassid ja... Ja kusjuures tasuta üritus vaatajatele, nii et sellist asja ka väga ei pakuta. Huvitav, kas Paraguay on tasuta või ei ole? Ma ei tea. Ma ei usu. Kui ma praegu panen Paraguay ralli tickets, mis siis välja tuleb, mis arvad? Ma arvan, mitte midagi tuleb välja. No tickets. Ticket for provincial areas. Aga midagi ikka on, kuule, siin on. Täitsa piletid, jaa. No jah. Ma võin sulle öelda pileti hinnad ka. Kohalikus vääringus alates 165, kas see on 165 000 või 165,000. Mis raha seal üldse on? Paraguay valuuta on ju meil Guaraan. Võt seda ma ei teadnud. Nii, ja siin on mitu Guaraani. Vabandame väikse nüüd kohmetuse eest. 320 Guaraani €. See on ikka 320 000, jah. Muidu jääb meil 30 senti. Ja see on 37,94 €. Päris taskukohane. On tei pass. Teil, okei. Ja sellega saad vaadata 4. ja 8. kiiruskatset. Siis tegelikult võib öelda, et ega sarnane Eestiga. Tähendab Euroopa etapp. See on combo price, field area, ehk siis sellele SS4 ja SS8-le. Väike näide. Aga on olemas ka mingi combo price, ehk 3 päeva pass, siis sa saad vist päeva hinnaks pool maha sellest. Väga huvitav. No võt. Kui ma ostan praegu ühe pileti. Ära osta. Ma satun portaali nimega tuti.com. tuti.com.pj. Ja mingi autodromo katse tuleb meil seal. Sa vaatad juba närviliselt kella. Peab minema kuskile või? Jah. Kuhu? Pärnu. Pärnu, mis seal?
siin naise vanemate juurde. No aga teemegi siis lõppmängu ja vaatame ajatabeli ka. Homme õhtul pange valmis pikem vaatamine ja ootamine. No nagu nii, Kossu vaatavad kõik ja siis und ei tule, sest me ju võidame Lätit, eks ju? No loomulikult võidame. Ja siis on ju pidu. No reede õhtult nii nii on pidu. Yeah. Ehk siis see autodroom, see ongi see pass autodroomole, äkki tõesti on metsa vahel tasuta. Aga võib küll olla, ega seda ei tea. Ja homme siis äratust väga ei pea panema, sest me alustame ju kell 14.03. Homme blogin mina, laupäeval blogib Kaspar ja seal on meil katsed pikkusega 18, 19 ja 30 ja siis autodroomo ja siis väike paus ja viimane autodroomo hakkab 22.44 ja umbes sellel ajal natuke peale seda oled siis ühenduses Kaspariga kaugelt Pärnust. Ja paneme siis minema. No, super. Siis on nii. Aitäh kuulamast ja kõik head. Homseni. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.